Ma arvan, et mu vastus iseenesest võib olla selline pettumust valmistav, et noh, ta on selline hästi aimatav, et eks tuleb leida hea tasakaal kahe kohati vastandliku väärtuse vahel. Ja noh, eks ta nõnda olegi, et kui ajad on kriitilised, ajad on sellised, mis nõuavad kiiret ja otsustavat tegutsemist, siis tulebki kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Hea selline võrdluspunkt siia on see, et mitte ainuüksi, noh, me võime rääkida siin riigihangetest või riigihangete seadusest, aga isegi ju põhiseaduses on ette nähtud mehhanismid, et kui on sõjaseisukord või mingisugune muu väga eriline seisukord, et siis mõned põhiseaduse sätted võib nii-öelda jutumärkides magama panna. Tõsi, väga erandlikel alustel, piiratud ajaks, erinevate kontrollimehhanismide läbi, nii et see tõesti oleks nagu selline hästi kontrollitud ja korrakohasus oleks tagatud, aga isegi põhiseadust võib niimoodi teatud mööndustega pausile panna. Seda enam siis mingeid riigihanke reegleid. Aga olles öelnud eelnevat, siis me ikkagi peame mõistma sedagi, et mingisugused põhiseaduslikud tuumväärtused ja ega riigihanke õigus ju haakub ka nendega. Korruptsiooni vältimine, isikute võrdne kohtlemine, üleüldse selline riigi tegevuse seaduslikkus, et ega need ei ole selline, ma ei tea, heade aegade mugavuskaup, et see peab ikka kogu aeg maksma. Et sellest Eesti õigusteadlased, vähemalt osad neist rääkisid ka selle koroonapandeemia kriisi ajal, et ei tohi liiga kergekäeliselt erinevaid piiranguid ja keelde seada, vaid et põhiseadus peab maksma ka kriisiaegadel. Ja ma arvan, et seda me peame ikka õigusteadlastena hästi teraselt silmas pidama, et sellises nagu töötuhinas, mis iseenesest on kiiduväärt ja tervitatav, ei tohi teha selliseid allahindlusi põhiseaduse tuumprintsiipides, et tegelikult mind väga häiris ja ma imestasin, et see läks kuidagi nagu lihtsalt avalikkuse silmad lihtsalt kuidagi niisama läbi. Siin mõni kuu tagasi ilmus Eesti Ekspressis üks selline pikk, põhjalik ja sissevaatlik artikkel Eesti kaitsevaldkonna tegemistes siin Ukraina sõja, täiemahulise sõja alguse järel. Ja siis seal üks nimetuks jääda soovinud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse inimene mainis uhkuse noodiga hinges, et nemad Ukrainale abistamiseks mingeid tooteid, teenuseid hankides, ja nüüd ma tsiteerin, tegutses nagu röövlijõuk. Ilmselt siis tähenduses, tsitaat nüüd lõpeb, ilmselt siis tähenduses, et nad suhteliselt niimoodi, ütleme, loominguliselt siis võib-olla tõlgendasid mingeid säädusi, et kuidas midagi hankida tuleb. Ma ei tea, kas see on see, kuhu me tahaksime jõuda või kus me tahaksime olla, et me mingites olukordades tegutseme nagu röövlijõuk. Et ma arvan, et nii kaua, kui me tahame olla demokraatlik õigusriik, siis sellist suhtumist ei tohiks endale lubada.